No selles mõttes ta on nagu väga nagu ootamatu, on ju. No minul oli ka see, et ma arvasin, et ma kindlasti nagu, mis mõtet mul vaktsineerida on, et mul ei ole väga nagu puuki olnud ja aastaid ei olnudki. Siis ma arvan, mingi 10 aastat ei olnud ühtegi puuki. Ja siis kuidagi vaikselt hakkas tulema, alguses olid sellised koroona-alaadsed sümptomid ja siis nagu kuidagi nagu läks ja siis mingil hetkel oli lihtsalt palavik oli nii kõrge juba peaaegu 40, ma olin mitu päeva kodus olnud, kutsusin kiirabi. 10 päeva viibis Sander haiglas. Sandrit tabas puugihammustus topelt. Ta sai nii entsefaliidi kui ka puukborrelioosi. Eks ma ikkagi olin nagu sellised esimesed 4-5 päeva ikka täiesti nagu audis, et ma ei saanud ikka midagi aru. Mul paar sõpra nagu salvestasid seda voice-overina, kuidas me nagu nendega dialoogi pidasin, et ma ei tundnud ikkagi inimesi ära, see oli ikkagi nagu, selles mõttes oli ikkagi nagu ohtlik olukord, et arstid ütlesid ikkagi, et siin tuleb lihtsalt nagu käed kokku panna ja kuidagi kellegi poole nagu palvetada. Kogu taastumise protsess kestis Sandri jaoks mitu kuud. Puukentsefaliit on kesknärvisüsteemi nakkushaigus, seetõttu kaasneb sellega tihtipeale kõneoskuse kadumine või ka osaline halvatus. Ta on närvisüsteemi kahjustus, mis tähendab seda, et meil võib jääda ühe keha poole, kas siis halvatus või vähem tundlikkus, võivad jääda ebaselged valud, lihasliigesvalud, peavalud ja nii edasi. Minul oli nagu mälu igasugused imelikud probleemid ja nagu ajus mingisugused, pigem nagu sellised nägemuselaadsed asjad, nagu kui ma haiglas olin, et pigem nagu sellised teemad, et üleüldine nõrkus oli lihtsalt selline, et ma ei jaksanud nagu voodist välja tulla, söögiisu ei olnud nagu, ja pigem nagu sellised asjad, et ma ei tundnud oma sugulasi tuttavaid ära. Puukentsefaliit on haigus, millel ei ole konkreetset ravimit. Ravida saab vaid tekkinud sümptomeid, nagu näiteks palavik või valud. Ravimit ei ole, see-eest on olemas aga väga hea vaktsiin haiguse vastu. Et üldse immuunsust saada ja head kaitset saada, tehakse 2 vaktsiinisüsti. Esimene süst ja 6 aja pärast teine. Peale teist süsti on juba suurepärane kaitse. Siis on selline skeem, et aasta on vahet ja tehakse 3. Siis meil on nagu juba baasimmuunsus olemas. Vaktsiini tuleks siis vastavalt vanusele iga 3-5 aasta tagant värskendada. Kui üldiselt vaktsineerituse tase Eestis väheneb paljude haiguste puhul, siis puukentsefaliidi puhul me näeme siis nagu teistsugust trendi. Ja tõesti see vaktsineerimine on tehtud mugavaks, vaktsineerida saab mitmetes apteekides, perearsti juures, vaktsineerimiskabinettides, erapraksistes. Soe talv soosib seda, et puugid juba praegu tegelikult liikvel on ja kui inimesed arvavad, et nemad elavad linnas ja neid puugiteema ei puuduta, siis nad eksivad, sellepärast et Tervise Arengu Instituudi uuringu alusel on näha seda, et 70% puukidest, kes linnaruumis on, kannavad tegelikult ka endas haigusi. Puukidega ongi selline segane lugu, et neid võib leida tõesti nii maal kui linnas, rohkem loomulikult või kuskil võpsikutes, kuskil võsas, aga on ka olnud juhtumeid, kus proua rahulikult istub oma koduaias rõdu peal ja saab selle puugi, nii et puugid reisivad ju lindudega, inimestega, nii et nad ei ole paiksed. Puuke vältida on peaaegu võimatu ning halvimal juhul võib puugihammustus lõppeda surmaga. Praegu on parim aeg vaktsineerimisega alustada, et kaitstult suvele vastu minna. Sandri jaoks ei ole enam ühtegi vabandust, miks end mitte vaktsineerida. No eks nagu õppetunde oli sealt nagu meeletult palju, on ju. Ma sain isegi enda väärtustest võib-olla nagu selgemini aru, et kui sa ikkagi ühel hetkel sellises olukorras oled. Aga mis õppetund siin ikka olla saab, siin ainult üks õppetund, lihtsalt vaktsineerige ära, nagu praegu on täpselt see aeg, kus peaks seda tegema, puugid juba liiguvad, nad on küll väiksed, aga nad nagu toimetavad juba, et praegu on viimane aeg see vaktsiin ikkagi ära teha.